Tegelikult ma mõtlen, et seda ettekannet ei olegi vaja. Et kui siin oleks istujad, lugupeetud daamid härrad, aastates 90 ja pluss, siis ma ei peaks rääkima. Sest nad räägiksid ise. Ja minul ongi siis nagu teatud määral anti ülesanne nagu peaga ees kuhugi sügavasse vette hüppamisena, et ma peaksin siis proovima rekonstrueerida või otsima peaksin materjale sellest ajaloolisest maakasutusest just nende kahe küla näitel. Ärge siis olge palun pahased, kui te näete rohkem pilti Leesi külast, sest lihtsalt neid ma sain kätte. Nii. Nii see siis on ja läheme siis sinna tagasi vaatena kaugesse aega 100 aastat tagasi. Et nüüd keskenduda siin kahele rannakülale. Nad on naabrid olnud. Ma ei tea, kui hästi need külaelanikud omavahel on läbi saanud aastate vältel, aga aeg on ühel perioodil ühte küla soosinud, teisel perioodil jälle teist küla soosinud, just küla elanike, nende talude jõukuse või mine sa tea, ka kariloomade arvel ja rohumaade kasutuse läbi. Nii. Et siin siis ajalugu on juba päris põhjalikult läbi mitmete uurijate ja projektide ja alusuuringute läbi kambitud ja lähenetud ikka ühest ja teisest aspektist siis, kas miljöölisest aspektist või siis pärandmaastike aspektist või siis ka pigem ju pärandkultuuriobjektide, külade planeeringu ja kultuurimälestiste aspektist, et niimoodi siis saaks kõiki neid andmeid selekteerides siis kokku konstrueerida siis ühe sellise tagasivaatava pildi. Jah, võis küll olla. Nüüd, väga õige märkus, nüüd siis Leesi ja Tammistu, nad on olnud siin päris põlised rannaasustused ja need teated, ütleme siis, ma pean silmas just kirjalikke teateid, on siis juba 16. sajandi algusest. Aga eks nad on olnud ikkagi huvipakkuvad eeskätt siis mõisnikele, kes siin on nii-öelda meie mõistes suurmaa omanike kapitalistidena või aktsionäridena seda maad siin omatahtsi kasutanud aastasadu. Nüüd siis ma oskan öelda, et nii siin külaperede arv siis 19. sajandil eeskätt siis ajalooliste kaartide põhjal on kokku arvatud, siis Leesil oli 35 majapidamist ja nagu te näete, sel mõisajal üldse jäi Tammistu nagu selliseks poolvennaks või väiksemaks külal Leesi küla kõrval. Et siin oli ikka pea poole vähem neid elanikke. Mida me vist veel mõisa ajast teame, oli see, et mõisnike huvi oli rannakülade suhtes just metsa, aga ka kalapüügi ehk loomuse kohtade poole pealt kõige suurem. Ja kui maade kruntimine algas 19. sajandi teisel poolel, siis oli mõisnik niivõrra tark, võib-olla ka nutikas maaomanik, et siis ta lükkas selle maa harimise juba ütleme põlistalu omanikele ja talupidajatele, kes siis hakkasid ka siis oma maid välja ostma, seega siis põllumaa ja karjamaa kasutamise ja hooldamise jättis talupoegadele ja pärast kruntimist
hakkas enam siis tegelema metsaga, sest mets oli investeering nagu tänapäevalgi. Nüüd siis see talude planeering omaette on päris huvitav ja keeruline uurimisküsimus ja sellega tegeles ka alusuuringu grupp, kes siis aastatel, mis ta oli, 2010, 2012 olid vist siin ja kes käisid kõik need külad läbi ja põhjalikult siis inventeerisid ja analüüsisid neid ja püüdsid siis nagu tüpologiseerida kõiki neid talusid oli vist, või tähendab neid külasid oli. Arhitektuuri ja asustusstruktuuri uurimine. Mart Hiiop on siit samast tammist. No nii. Ja siin te näete siis seda mõisaaegset ühte kaarti, mis siis on parempoolne versioon on siis juba kokku lapitud nii, et nagu enam saaks näidata ka seda Leesiküla. Ja selle kaardi pealt siis tulenebki see praegusel ajal kõige põhilisem info, et kuidas seda kaarti lugeda ja mida see kaart meile siis räägib, et kus siis need külad asusid, milline oli see asustusstruktuur, teed, millised olid siis metsamaad, millised olid, ütleme siis rohumaad, karjakasvatuseks sobilikud alad ja me näeme siis siin selle kaardi pealt, muidugi ekraani pealt ei näe nii täpselt, aga juba järgmiste kaartide pealt vaatame detailsemalt, kuidas siis, kus kohas need rohumad olid ja kuidas see küla asetus. Ja kust kaudu siis need kariloomad aeti karjamaale ja kust kaudu nad siis jälle tagasi koju toodi. Siia ma võin nii palju juurde lisada, et need kariloomade ajamine oli nii, et harjatatigi ühiselt, et need loomad läksid välja oma lautadest. Eks seal olid karjapoisid või tüdrukud olid muidugi nende loomadega kaasas, aga siis nad liikusid põhimõtteliselt üsna suurel territooriumil vabalt, nii nagu tänapäeval on meil aiad, siis sellisel kujul nagu tarastamist ei toimunud loomade ümber, vaid pigem tarastati neid kohti, kuhu loomi ei soovitud. Ja õhtul siis iga perenaine hüüdis oma karja oma koju ja nii nad läksid. Ja siin selle Leesi talu plaani pealt ma just mõtlesingi sellega, nii palju kui te näete, paremal pool on selline pikk tänavajoonistus. See ongi Karja tänav, Leesi külas ja seal üleval te näete, kuidas siis on põhja-lõunar suund, näpuga näitama, et need vanemad osad siin. See on elumaja, abihooned. Ja siin te näete siis, kui palju sellest on järele jäänud. Etnograafia muuseumi töötaja siis joonistuse põhjal. 70. Jah. Ja siis allpool näete, siis on uus elumaja ja abihooned. Ja nagu te näete, siin üleval on Heinamaa, Karja tänav, Heinamaa ja siin need sellised joontega kaetud lapikesed, need on siis kartulimaad. Et kartulimaad on kõik oma selle talukoha peal, ümberringi on Heinamaad. Nii. Ja siin on siis Tammistu küla lähemalt võetud lihtsalt fragment, üks tükk sellest kaardist, et näha. Tulevad juhtub, et täpselt sellele Karjamaale lähme me praegu peale lõuna. Just, seda ma vaatasin, et need siin olid välja võetud ja ma proovisin lõigata seda välja. Et nii pointi siis ja lihtsalt siin olijatele see Karja tänav, mis siit tagant liikus, millega loomad liikusid, see tuli välja umbes siit metsa sees. Natukene sinnapoole. Ehk see kõik, mis me siit teiselt poolt teed näeme, see oli tegelikult kõik Karjamaa. Karjamaa, jah, avatud.
siin karjas ei läheb. Tänapäeval kutsutakse metsaks seda. Kas see karjatee on siis kiviaiaga või? Jaa, siin metsa sees on kiviaia fragmendid alles isegi praegu näha. On mingit pärimust teada, oli seal kiviaia otsas veel ka roigasaed või oli jäänud see madala pool? Ei julge öelda, aga vist ei olnud. Nii. Ja siis, nagu te näete, et see maakasutuse muutused on kõige suuremad olnud kruntimiste järgselt, see on siis 19. sajandi lõpus siis mõisajal ja teine küllalt oluline muutus oli siis Eesti Vabariigi ajal, kui algas taas maade kruntimine. Aga siis ütleme, eestlane sai lõpuks nagu oma maa peremeheks ja tal oli talu ja sedamoodi see asi arenes. Ja paraku siis Leesi talus või tähendab Leesi külas on siis 1938. aastal talude inventeerimisega on siis arvel 37 majapidamist. Ja Tammist on ikka natuke nagu tagapool. Pisikene vend. Te neid 38 andmeid analüüsisite põhjalikumalt ka, et selle küla suhtes mitte. Nii. No nüüd tuleb siis siin kaardimaterjal. Ja me näeme siis neid talukohti siin kenasti nagu ilusasti ruudukesed. Et ta on selline tore ahelküla ranniku ääres, mis on üldiselt kõikidele nendele rannaküladele iseloomulik. Et vabariigi aegne see kruntimine on seda asustust ainult tihendanud ja kohati siis nagu kujunenud sellised külatuumikud. Aga siin ta jookseb kenasti piki randa. Ja siis tuleb see 1940 ja sellele järgnev periood, et ei hakka rääkima neid küüditamisi ja kõike muud, mis käis kaasas, aga küllalt olulised tegurid olid need, et maad tühjaks teha ja kui juba maad olid taludest ja talumaade omanikest juba tühjad, siis sellele uuele maale sai uus maakorraldus ja lisaks siis kõigile sellele okupatsiooniaegsele piirivalvetsoonile ja kõigele muule siin, mis siin piiritsoonis toimus, siis juba Stalini ajal loodi esimesed kaluriartellid. Et artellid õige pea ühendati ja sellega kaasnes ka haldusreform. Alguses olid külanõukogud, seejärel vallad likvideeriti, külanõukogud säilisid, aga tekitati rajoonid, aga külanõukogud säilisid taas, neid külanõukogusid liideti ja lahutati, aga kõik see haldusreform ja need reformi muudatused tulenesid eeskätt ikkagi nagu põllumajanduslike majandite, kolhooside ja sovhooside liitmisest ja lahutamisest. Mitte nii, et haldusreform käis ühte rada pidi ja siis kolhoosid, sovhoosid teisipidi. Ja järjekord oli ikkagi nii, et kui oli vaja majandeid liita, siis sellega kaasnes või kutsuti välja ka uus haldusreformi muudatus. Ma selle kohta äkki täiendan, ma arvan, et see oli see murdehetk, kui need karjamaad, mis siin Tammistu külas olid, põhimõtteliselt lakkasid olemast karjamaad ja hakkasid kinni kasvama. Kõigepealt koondati kõik need selle küla lehmad Kolga-Aablasse, sinna, kus seal nii-öelda need kõige suuremad põllumassiivid praegu on. Seal ehitati sinna suur nii-öelda kollektiivne laut, eks ole, ja viidi need lehmad sinna alguses päris alguses. Ägasil ka kusjuures. Ägasil oli ka. Oli ka koondati suure lauta koondati lehmad. Ja, aga me räägime erinevast mastaabist, eks ole, et sinna koondati 100 ja rohkem, eks ole, ju lehma pead. Ja alguses oli küll see, et üks lehm lubati igasse majapidamisse siin alles jääda.
ja see oli see põhjus, miks siin ikkagi nii-öelda kõige viimane oli Helgi oma oli vist hiljem kui Lüli oma või? Tegelikult ajaliselt. Vastupidi. Lüli pidas kauem. Lüli oli hiljem kui Helgi oma. Aga neil oli ikkagi paar lehma, võib-olla see pärast läks vabamaks natuke. Aga põhimõtteliselt, et siis kadus see ühiskarjamaa vajadus ära, sellepärast, et seda üks lehm oli sul ketiga maja kõrval, eks ole, ja polnud vaja. Et see on see mõte, et siis põhimõtteliselt kasvasid need kinni ühiskarjamaad ära. Et jah, et kui sinnamaani oli see, et loomad liikusid vabalt, siis tõenäoliselt see võiski olla kuskil 70-ndatest või tiba enne, kus tõesti enam ei karjatatud ega karjapoiss enam ei tuntud. Millal see suur lauk sinna tehti? See tehti veel varem, ma arvan, et see tehti 50-ndate lõpus Kolgaablasse, siis viidi see suur kollektiviseerimine ära. 58 või midagi, niisugust on Eevaldi nendest materjalidest ma lugenud. Aga kuna meil Tammistu külas ikkagi oli 2 väga ligidal asetsevad loomapidajat veel ka 90-ndatel, et meil oli ikka päris mitu lehma ja oli ka lambaid ja viimased lambad läksid ära 2001, siis tegelikult meie need rannaäälsed alad säilisid päris ilusasti. Oli 2001, pidi olema 2001. See on isegi veel ühes mingisuguses maalehe või mingisuguses mingi ajakirjanik käis sõitmas ja tegi veel viimase klõpsu ka nendest viimastest lammastest. Ja täpselt 10 aastat hiljem siis üksime meie. Jaa, aga just, et see oluline on siin see, et need ei ole võrreldavad mastaabid. Ei ole, need on pisikesed. See ei ole säilimine, see on Oovi hooldas ära, aga mitte, eks ole ju. Ei, no tõid ikkagi rannas ka, aga see oli väike osa. Aga vaata kui roost kus need oli. See oli kolhoosnik. Just. Kolhoosnik oma lehmaga. Jah, pidas oma lehma keti otsas. Just, tikutas ühest koos teise ja mitte kaugemale. 2001. aastal ikka ei olnud enam kolhoosnik. Aga ta tikutas ikkagi edasi veel. 50-ndatel ja 60 ja 70-ndatel. Need on jälle tagasi ja sa ei ole kuulnud. Lehmakette vist enam on. Nii, aga paberil ja plaan on peetud suuri ja nagu te näete, nii Leesi ja Tammistu küla kohta on olemas ka siis põllumajanduslik kasutuses oleva maaplaan 57 aastas. Stalini aeg on läbi, hakkab juba vabamaks minema. Ja siit on küll halb välja lugeda, aga see on käsitsi tehtud, aga siin on siis jaotatud see maa ikkagi, näete, künnimaks, rohumaks, viljapuu ja marjaaladeks ja muuks maaks. Siis kolhoosikute pooletalune maa. Ja see valge, mis sealt läbib, see on siis metskonnale kuuluv, eks. Ja riigimaa, riigimetsamaa. Nii. Ja nüüd on siis pea 10 aastat hiljem elu on veel vabamaks läinud, on Hruštšovi sulaaeg, päike paistab, kommunismi päike juba ja põllumajanduslikus kasutuses on siin välja toodud juba eksplikatsioonis juba üle 2195 hektari maad. Näete, et künnimaad on pea pool, ei ole natuke liialdanud. Rohkem kui pool rohumaast, aga siis ka muu maa ja nii see jaotabki ja muidugi siis jälle riigimaa, metsamaa on siis väljas ja siin ma olen siis selle suurenduse olen proovinud võtma jälle Tammistu küla kohal. 2000 hektarit siin võtavad, need polegi. Ei, see on Poolsaare peal, see on kogu oktoobri kaluri hotellina. Jaa. Ega siis ei saa kohe. Sa lihtsalt ei tea, kui suur Tammistu on. Teil on kuskil mingid salavad. See on, ma jaganud seda küla piirist. Nüüd ma näete, on veel ühe huvitava lõiu. Aga siit ma võtsin siis jälle tükki ainult välja. See on siis, ja leidsin selle hoopis Harju rajooni maasulate skeemist. Tegin lahti, tuli välja, et siin on siis teie külad ja siis ka on kuulunud ka Harju rajooni maasulate hulka. Ja siin on see.
Juminda poolsaar ja siit siis paistab, kuidas siis on jagatud need tükid siin. Te kuulusite väga rikkasse Kiirovi nimelisse kalurikolhoosi, need maad kuulusid. Ja siia siis Leesile, Leesi külas ju avati siis Kiirovi kalurikolhoosi oktoobriosakond. Just. See on näha poe vastastena see. No näete. Nii-öelda kui siit minna, kui pood on vasakut kätt, siis paremat kätt nüüd on ilusti korda tehtud nüüd helekollane maja. See oli tegelikult, kus avati see oktoobrikontor. Ajaloolises on. Ja päris pikalt siis kuulusid Leesi ja Tammistu küla sinna. No või tegelikult tollel ajal isegi Tammistu küla ei olnud Tammistu külana, vaid siis seesama, mida sa enne ütlesid, külanõukogude ühendamisel. Siis Tammistu oli Leesi koosseisus. Ja jõuangi siin. Just. Et Leesi küla õitses, näete, raamatukogud, sidejaoskonnad, algkoolid, klubid. No, rääkimata saarel ehitatud kirikust, mis kuulus siis, algselt kuulus vist Kuusalu kiriku kihelkonna, kiriku abikirik oli. Praegu on ta taas, aga mingi aeg oli ta vist, vahepeal ei töötanud, oli vist see. Noh jah, ütleme, et mitte regulaarselt oli ehitatud.